Tervist! Nüüd panen teile veel kiiremas formaadis selle video. Siin on 3. päev meil võistlustel. Ehk tegelikult on 3. treeningupäev. Siis siin on näha, kuidas me valmistume kalastajate sportlaste jaoks elusalt. Kõik peab olema nagu ära puhastatud, ära sõelutud ja jagatud erinevalt saamatesse nagu valget tõuk on siin olnud võetud meil punane tõuk, jokkerid, mõllid, ussid ja kõik pidi ette valmistama. Ja siit te näete, kuidas see protsess välja näeb, et ma panen talle veel tausta muusikat. Kuna meil siin põhipüügiks kasutasime selle Marcelli turbo sööta, siis otsustasime panna seda ka tõuku sisse, et tõuku võtaks omaks selle sööda lõhna ja siis saaks kujum ka, kuna see sööt, mida me sinna sisse panime, võtaks selle tõugu niisugust ära. Nüüd on siin näha, kui punane tõuk on meil selliste saepuruga koos, siis peensaepuru nagu ära puhastama, et see tõuk oleks jumala puhas. Ja kui me kõik need elusad ära puhastame, ära sõelume, tõugud, pinkid, ussid, motõllid, jokkerid, siis me jagame juba sportlastele vastavalt igasse nagu mõõdukaussi, et juba hakata mõtlema selle peale, et kuidas seda võistlustel kasutada, mis kogustest võtta. Tuletan teile meelde, et rahvusvaheliste reeglistikutega, määrustikudega on lubatud võtta kuni 2,5 liitrit elusat kaasa, millest ussi võib olla 0,5 liitrit ja siis on seal piirangud ka jokkerile ja motõllile. Need piirangud juba sõltuvad sellest, kuidas iga korraldaja riik nagu seal paika sättib, aga reeglina on see, et olemas spetsiaalselt mõõdu sellised pisikesed kausid, mis on motelli jaoks, mis käib konkus otsa. Ja siis jokkerit ka saab kaasa võtta, seekord vast oli 250 milliliitrit sai jokkerit kaasa võtta. Nii et Sigem praegu ka selvimine kõik asjad, et ise süüa tahaks ka, äkki joogikesid tuleb ka kaasa, nii et pikk päev on ees, nii et panen teile praegu tausta muusikat mängima seal, et te näete selle kogu protsessi. Ja, et kõik asjad peaks tulema puhas, hästi palju ämbreid, hästi palju kausi, hästi palju sõelu ja ütlen teile nii palju, et tõuku me puhastame nii, et oleks 4 mm sõel, et siis paneme selle tõuku jooksma kõigepealt seda sinna tavalist tõuku, mitte pinkid. Et kui ta läbi jookseb, siis see, mis sinna sõele peale jääb, see on nagu surnud tõuku, seda viskame minema, seda me ei taha. Et kui meil on vaja seda surnutada tõuku, ehk me uputame seda vee sees ja siis kõik need elusad tõugud nagu roonivad sõelast läbi ja surnud tõugud jäävad sinna sõele peale. Nii et ja pinki jaoks me kasutame nagu 3 mm sõela, et siis kuna pink on väiksem, siis sama loogika käib, et teeme selle sõelast läbi, puhastame pärast sellest igasugust saepust ja muust asjast ja et siis läheb nagu surnud tõuk läheb eraldi. Ja kui on ka tihtipeale on see, et kui tõuk tuleb pakendatud kujul, tihtipeale seda vaakumis või kuidagi mitte vaakumis, et selles kinnises pakendis, kinnises kilekotis, siis ta on seal nagu nii-öelda uimane, siis tuleb seda ka nagu natukene hingeda lasta. Siis on see, et siis ta nagu hakkab ellu ja hakkab nagu liikuma. Aga tihtipeale kala tahab seda surnud tõuku, seega me uputame selle tõuku ära ja soovitan seda teha päev enne võistlusi. Ja kindlasti ussi, kui ussi võtta ka, ussi tuleb puhastada, ussi sees on reeglina mitte ainult nagu peenmuld, vaid igasugust tükikesed puukoored, puutükis, mingid muud nagu jura seal sees on. Et siis me sellest ka sõelume läbi ja viskame see kõik minema, aga see sõeldud mulda jätame alles, sest siis paneme sinna ka veel mulle sisse tagasi need ussid ja võistluste ajal tohib kaasa mulda ka võtta. Nüüd ma praegu lähen võtma seda vett, see on tegelikult kastri pesemiseks. Meil oli võetud kaster, seda kastrit, kui on nagu pakendatud on, et tasub selle ära ja läbi pesta. Et siis kaster on ilus ja siin me praegu uputame tõuku. Aga jah, pärast me hakkame pesema kasterit, näete seda ise ka, ja siis uput tõuk kõve eraldi tuua nagu välja. Et nii, aga ma praegu panen teile taustaks seda tausta muusikat, kuna siis on veel mõned minutid saavad olemas, et näete, kõikidel on kausid. Kohe jagame ära selle ja siis läheb asi nagu edasi.
No nii, lasin teil natukene seda asja nautida ja vaadata veidi kiiremas kiiruses, aga tegelikult nagu te näete, meil on peaaegu kõik asjad valmis. Tegelikult päriselus selle jaoks kulub suht palju aega, isegi nagu 3 oleme seda teinud. Muidu on kokku nii, et treeningute ajal on 6 inimest valmistuvad võistlemaks, sest 5 inimest on põhikoosseis, üks varupüüdja ja siis kõik 6 peaksid olema valmis selleks, et võistelda. Nüüd, nagu te näete, me oleme 3 teinud seda umbes kuskil tund aega, cirka nagu kõik asju elusat puhastasime, kohandasime ja sättisime ja nüüd kõik läheb kausidesse, nagu ma varasemalt olen maininud, et iga sportlane saab omale oma söödaämbrid koos ettevalmistatud söödakomboga. Et me oleme testinud erinevad söödakombosid seal on, et treeningute ajal siis iga sportlane saab omale ka selle ämbri peale ka nend mõõdukausides elusad vastavad nagu kokku lepitud kogustele. Kõik asjad lepitakse kokku enne seda treeningupäeva, enne võistluspäeva, et võistluspäevaks peaks tulema kõik selge juba, et kuna me ei tohi ületada lubatud koguseid ja siis sportlased peaksid arvestama selle etteantud kogusega ja nii on, et varsti see asi saab läbi. Ma panen veel teile natukene muusikat siin taustaks mängima kuni selle protsessi lõpuni ja pärast tuleme tagasi. Nii, poisid teevad huvitavat asju siin. Kui pärast autorid lubavad, siis ma panen videosse sisse, aga praegu lihtsalt filmin seda. Ära tee pastaks. Siis? Tantsid nagu päris nagu seda ei mitte segades sellega söödaga või segasid kokku?
tänavu seda platsi teha ei saa, mis ma ei tea. See, mis alles jäi, Eeli, see ütlesin tegelikult sellise kogu siit korra sisse ära. Mul tuleb palju korra. Kui väikseks oli selle tegid? Suure. Anna. Punane see kumel. Anna see punane hunjaan. Muud ei pannud sinna? Ikka raputa milliga. See on see pibrane või? Jah. Värvime sööd ära. Värvime sööd ära. Tuleb minna poodi osta seda veel, no. Siin on midagi sellist oli, analoogset, no. Ausalt, ma ei näinud seda, ma vaatasin. Ainuke asi, mis sensasest oli musta värvi. Kuradi... Head kraamid, et saisi kui hästi. Et seda? Jaa, ma tean, jah. Ma nägin, jah. Aga on olemas vaata erinevad, vaata, on olemas need nagu, mis on meetod feederi jaoks, vaata sellised, noh. Ka. Need on need keelid, noh. Keelid sükst, jah. Sõitsime sõidu ajal ja rääkisime Robertiga, vaata. Ta ütles ka, et võiks rohelist proovida kasutada. Ma nagu korra filmisin, mis see ilus värk tuli välja. Selline. Aga proovid tänapäes seda, mis lähevad? Praegu on meil 2 minutit läinud teist treenipäevast. Oleme praegu Ungurlase taga. Siin need on. Istuvad rivis 6 inimest. Ja siis võtame, see on see Sir Valtar. Väga hea kogenud võistleja. Hea pakk on seal taga pool. Maksim vaatab seda pakut sealt. Vaatame, mis see saab. Praegu kõik püüvad siit 65 kuni 80 meetrit distantsilt. Siit juba saadud üks kala ja teine kala on seal tagant esimese 10 minuti jooksul. Nii et väga huvitav. Ilm on ka muidugi selline juba kõva tuul ja lõputakse vihma täna. Oodame mitte väga tugevat.
таке. Catfish taken, да. А, catfish. Fucking cat. Том. Он, не знаю, но походу где же, где кажется, вкусная рыба как раз, вот такой. Пойдем к вам, возьмем запись. Он зафиксируется, да. Он за 40 минут 4 поводка поменял. А он, смотри, он же повесил себе на удочку. Да. 4 поводка за 40 минут. Там крючки разные, наверное, Ну, на да, 100%. что ищет там. Дай поймал, что любит. Подлещик у него. Блин. Да, надо было какой-то бальзамчик с собой взять, что такое. Четвертый был, да, этот рыбу взял большую. Он, по-моему, 2 взял, да? Потом еще одну взял, пока разговаривал. Нет, да, не совсем. Сейчас. Какой? 200 грамм. Подлещик, да? Да. Все на одной дистанции. Все на одной дистанции, никуда не ходит.
No nii, nüüd olen käinud ära vaatamas teisi meeskondi ja tulin tagasi meie tiimi juurde. Praegu käime kõik võistlejad läbi. Hetkel on praegu siin Keimil ja kuna see veekogu oli selline ettearvamatu ja oli suur õnn näha kas või kord päevas ühe võttu ja saada ühte ka, siis siin me nagu proovisime justkui nagu kõiki võimalikke erinevaid lähenemisviise nagu kuidas kala üldse nagu kätte saada, kuidas kala meelitada ja kas saada kas või ühe võttu nii-öelda. Et iga meeskonna liikmed taga on keegi kapten või abiline, et arutame asju, et siis et nagu teha mingid järeldused pärast. Hetkel ongi siin, räägime Sergeiga nagu, et viskan talle igasugused erinevad ideed õhku, et mida ta võiks teha, mida ta võiks proovida, võiks ta mingeid asju nagu proovinud ja võiks tuleb asju nagu arutada ja mõelda. Aga päris huvitav veekogu on ja raske ka, et nagu näete, ilm on selline, mis on väga itaaliapärane ilm. Meil olid kõik kampsunid seljas, kõik joped seljas, mis üldse võimalik olla. Aga täpselt püügipäevadel, mida te pärast järgmistes videotes näete, et on olnud väga soe ilm ja kala nagu mõtles ka natukene teistmoodi ja käidus ka natukene teistmoodi. Nii et jätkame selle videoga, et eks ma panin teile kiiruse peale, et mitte teha seda videot igavaks, et loen teil mõned sõnad peale. Et alati võite küsida video kommentaarides, et mis asja, kuidas on, aga näete, kõikidel võistlejatel on varus need ritvad, nii et arvestage sellega, et need tuleb teha hästi palju erinevad distantsi proovida ja kõik asjad nagu läbi mängida. Nii, nüüd oleme jõudnud Andrei Antonovi kõrvale, nagu näete, et Maksim Tšernovitš on juba Antoni kõrval, annab talle ühised, vahetavad oma mõtted, ideid, mida teha, kuidas võiks teha. Varsti liitub ka siia Igor Ivanov, mina olen praegu seal edasi natukene teiste võistlejate juures nii-öelda ka jagame infot, kuna sportlased peavad keskenduma püügi peale ja mingit muud asju nagu kuskil jalutamist ei ole nagu hea teha, aga eks panen teile taustamuusikat ka, et saate vaadata mingit liikumisi küll, et saate ette kujutust võib-olla mingit atmosfääri sellest, kuidas, mismoodi see asi käis nii-öelda. Nüüd on järgmine meie sportlane Juri Sobolev, kes meil on arvamehena, aga ikka peab treeningute ajal püüdma ja võimalikult palju koguma informatsiooni, et iga sportlane on oluline, et kui ta isegi püüdma ei hakka kohe põhikoosseisus, siis ta kogub informatsiooni veekogust ja proovib erinevad võtteid, taktikaid. Nüüd siis pärast keskenduda ühiselt vajalikele taktikale ja kõikidele muudele asjaoludele. Mida rohkem asja kätte saab, seda parem peaks olema tulemus. No nii, nüüd on järgmine sportlane on Martin Arm, noori andekas sportlane, kes on juba mitmeid etappi läbinud mitmetel võistlustel osalenud ja sealhulgas ka maailmameistrivõistlustel, et
ka oma positsioonil ootab võttusid, proovib kõiki võimalikud lähenemistaktikaid ja hangib informatsiooni nagu kogu tiimi jaoks ja näete, kõik on nagu varjastatud, et keegi näeks, mida me teeme sealt. Eks see sportlastel on tihtipeale nii on, et laud on kõikidega katadega kaetud, et keegi ei näeks vastast tiimidest, mis täpselt antakse, mismoodi, mis läheb konksu otsa ja nii edasi. Et Martin nägab ka, et mis ta mõttes on, et kuidas ta kala käitumist nagu tunnetab ja mida ta näeb või mida ta on teinud, kuidas kala reageeris. Et nii see on, nii see käibki tiimitöö. Nii, nüüd on meil Deniss Mezheny, ka 2025 aasta Eesti meister feederpüügis. Kõrvalt on Igor Ivanov, annab juhised, mõtlevad koos, et nii on alati on, et kellelgi sportlastel on keegi kõrval tiimist ja koos mõeldakse, kaks pead on nagu kaks pead ja eks Denissil oli mõned võtted ka siin kohe näha, et aga ma panen teil kiirendamise peale, et te näete, ei pea ootama kogu seda 20-30 minutit, võt näete kohe kiiresti selle kiirendatud korras, aitäh. Nii, järgmine meil on Aleksei Krahman, väga kogenud sportlane, kes on teinud läbi, ma ei tea, kui mitukümmend erinevaid võistlusi, seal hulgas kümneid maailmameistrivõistlusi, arutavad ka nagu hetkel Maksimiga taktikat, mõtlevad nagu läbi, kuidas mis teha. Aleksei jagab oma muljed, mis tal on nagu olnud, mis tal on juhtunud, et siis saab asja nagu läbi räägitud ja pärast konkreetselt nagu viia meeskonnani. Aga vaatame ja kuidas see Aleksei toimetab siin. Давно даешь? Выплевывай. Он не видит поклевки, он взял, блядь. Прямо это. Он сделал бы. Лечь, да. Блядь, на стол, в принципе, не то. Ну это, по-моему, не лечь, да? Не всплывает, я карась. Блять, что? Не надо.
Тефаль, походу, да. Тефаль, блядь. Мартин, надо достать для фото. Такую рыбку мы еще не видели. Ну. А, сомик, да. У которого нельзя, да? Нет, что? Этого можно, да? Это в зачете, да, Юр? Смотрите, это обычный. Это обычный. Желтого можно брать, да? Эй, Нельзя брать, у которого... Мартин, он электрический, блядь. Не бери его. Ты ебанешь. Я и боюсь здесь. Нахуй. А нет, какие-то шипы у него есть. Бля, как его, блядь? С полотенцем. На глаза накидываешь? Чтоб ничего не видел. Тебе? Да. Себе, да. Не страшно было. Что, его обратно тогда? Блядь, там этот бельгиец тоже поймал такого, блядь. Блядь, дай-ка я его посмотрю. Усатый такой, пятнами, блядь. Да нет у него шипов вроде. Нет, ну, Ладно, попробую в руки взять. На плавниках боковых. А, на плавниках есть, да, и наверху есть. Да, есть у него. Но Ну такие посмотри, иди посмотри, Юр. не шипы, а именно вот. ну, я так понимаю, что желтый, это который за счет идет. А это такой бледный. Наоборот, Там может быть любого. на песке, блядь, загорал. Они же разного цвета. Ну что, сама не знаете, что Я ебу. Не, ну. Откуда сама знаю. Не, это другое. Знаешь, шипами, вот у него вот здесь. Ну я говорю, вот эти на плавниках. Этого можно брать. Можно? Да, да. Я не хочу в руки его Что ты, блядь, бери? А, фоткать. Раз я уже в руки взял. А я еще шипы. Вот так. Сейчас еще будет. Чем он не удаляется? Блять. Сколько-то, блядь, портрет ебаный получается. Ой, это шире сделано. Varsti meie poisid hakkavad lõpetama. Kell 3, noh, ma ei tea, mis kell nad püüavad täna. Kurat seda teab, sest täna on lubatud kella 6 püüda nagu. Vaatame, kas nad püüavad ikka veel või ei püüa nagu või me läheme kohe koju. Mida me teeme üldse nagu. Ma ei tea, Läti nagu läheb juba, lõpetab juba. Vist, ma ei tea. Aga selge. Vaatame, äkki õhtul midagi teeme. Порвешь садок. Нет дырки? Мелкая. Ну ладно. Таких рыб мы не ловим. Красавцы какие. Красавцы, да? Такой же весь шершавый. Сейчас как-то мне встать так, чтобы задний фон нормальный был.
трупов. Давай передвинем сюда немножко. Да просто так. Так, и оттуда, наверное. Давай ты сюда. Сука, не так это... Давайте, может, выкинем третий. А, видишь, как легко. Давненько я как рыбу не видел, да? Лопата такая. Блядь, стой. Ой, вот это тоже хороший мальчик. Бронзовый. Ой, Конечно, хоть не голубой, ёпта. А мог бы быть. Дом, о, смотри-ка у него чешуя, я первый раз Это такую чешую. красивый. Подожди. Вот так. Не заваливайся, да, вот это вот красота. Смотри-ка чешуя, первый раз вижу, чтобы так чешуя шла, да? no nii lõppeski veel see päev ära, et jõudsime oma elamisse. Nüüd siin teeme natukene süüa ja siis puhkame ja homme on siis jälle üks päev, et viimane treeningupäev, kus peaksid juba kõik asjad paigas olema.